Jaaninädal on saanud alguse. See on aeg, kus saada kokku oma tuttavate ja sõpradega. Ka meie oleme siin BASF-i tiimiga täna saanud kokku meie edasimüüjatega, et vaadata siis üle, kuidas selle aasta kiuste on erinevad katsed välja tulnud. Ja see ongi aeg teha väiksed vahekokkuvõtted, vaatame, mis toimub põldudel ja mis meil teile veel pakkuda on. Siin Jõgevamaal on talioder, vaatamata selle kevadisele niiskuse defitsiidile, siiski üsna viisakas. Ja talioder võiks olla siis esimene kultuur, mis jõuab ka kombaini, et siis jällegi alustada uue ringiga, põld koristada ja teha ruumi uutele kultuuridele. Eks see talirapsi külv ka siin juba circa 40 päeva pärast Eestimaal lahti läheb. Ja eks siinkohal ongi paslik meelde tuletada, et kindlasti kombainid tuleks ikkagi võimalikult üle vaadata, et põhulaotus oleks ühtlane, terakadu minimaalne. Sellega me juba tagame jällegi talirapsile head soodsad tingimused ja et meil oleks probleeme vähem. Et ei oleks varise surve nii suur ja raps saaks ühtlaselt tärgata. Talirapsi põldudes täna enam töid midagi teha vaja ei ole. Talirapsi puhul tasub silmas pidada kindlasti sellel sügisel just teraviljades kasutatud herbitsiide. Sest isegi siin põllul, kus möödunud sügisel on olnud talioder, on põhk veel täielikult lagunemata ja mis võib olla nüüd siis selle sügise külvi puhul küsimärk on see, kuidas on erinevate sulfuroonide toimeained lagunenud. Ja sellisel juhul kindlasti, kui on väikegi kahtlus, soovitaksin külvata Clearfield tehnoloogia talirapsi, sest seal puhul ei ole see sulfurooni järelmõju nii suur ja ei mõjuta rapsi kasvu. Teiseks kindlasti Clearfield tehnoloogia valikuks põhjuseks on ristöölised. Nagu ka siin on näha, siis põld sinepi surve on väga suur. Sortidest meie poolelt on pakkuda sort 1266 CL, mis on ennast Eesti tingimustes juba mitmeid aastaid tõestanud. Seetõttu panen kõikidele südamele, vaadake oma põlluraamatut läbi, kus teil on märkmeid eelnevate aastate probleemumbrohtude kohta ja kindlasti ka herbitsiidid, mida te olete põldudel kasutanud. Põlduba on jõudnud õitsemisfaasi ja nagu näha, siis ka siin põllul selline põuastress on küll olemas, aga loodetavasti ikkagi peagi saabub vihm ja õitsemine saab kenasti ilusti lõpuni minna. Mis siis siin põllul vaja jälgida ja teha on see, et kui tekib faas, kus hakkavad tekkima kauna algmed, siis kindlasti tasuks ikkagi teostada haigustõrje. Soovituslik oleks teha näiteks Pictoractive pool liitrit, et hoida siis kaunasid laikpõletiku tekitaja eest, sest oa puhul ikkagi kvaliteet on ülioluline, et saada vähegi toiduuba. Ning kindlasti teiseks jälgida kahjurite levikut. Uba kimbutab nii oa lehetäi kui ka teramardikas. Ja teramardikas just eelkõige põhjustab ka kvaliteedi kadu, et terad on katkised, on augud sees ja selline uba kindlasti siis toiduks ei sobi. Nii et kindlasti seirake põlde ja kui niiskus saabub, siis haigustõrje oa puhul on ikkagi vajalik ära teha. Nüüd, kui suvi on kätte jõudnud, on paljudele töödele joon alla tõmmatud. Paljud tööd on ilm ära lõpetanud.
ongi hea aeg tulla sõpradega kokku, mõelda ja nautida natuke suveilma. Jah, kui päike on põhimõtteliselt kuum kui lõke, siis ikka teha üks väikene kiikumisring, õhtul saun soojaks kütta ja siis loodetavasti ka vihmast ööd nautida. Head Jaani! Head Jaani! BASF. We create chemistry.